Tallinna vanalinn vajub ja Tallinna linn uuribki nüüd olukorda, et miks see vanalinn meil vajuma on hakanud. Aga nagu selgub, siis seda ühte põhjust, miks meil linn vajuma hakkas, ei olegi nii lihtne välja selgitada. Vanalinna vajumise info ei tule Tallinna linnaametnikele uudisena. Juba 2024. aastal telliti väike uuring selle kohta, kui palju vajumisi on ja milles see võiks tingitud olla. Eks sealt tuligi välja sellest väikesemahulisest uuringust, et me tegelikult päris hästi ei saa aru, miks pärast vanalinn vajub. Et siin on erinevad põhjuseid. Kõige sellisem, üksühesem on pikk remondivõlg, et nõukogude ajal vanalinna kõikide majade remonti ikkagi liiga palju ei panustatud. No vot, siin vanalinnas ringi kõndides ikka ja jälle jääb silma tegelikult, et majadel on sellised praod suuremad või väiksemad, kõrgemal, madalamal. Ainus küsimus nüüd ongi, et kas need praod tulevad sellest, et majad tõepoolest vajuvad või on nad lihtsalt hooldamata jäetud? Mis ma olen täheldanud on see, et kui siin naabermaja seina tekib seal kuskil 10 aastaga kuskil paari sentimeetrine pragu, ma viskan selle krohvi täis ja siis läheb järgmine 10 aastat mööda, siis on seal jälle 3, 4 või 5 sentimeetrine pragu. Ja tegelikult seal ikka mingid asjad toimuvad. Ja kui ma vaatan oma maja, siis ta on nagu veidi kaldunud vastasmaja poole. Kui ma vaatan nagu oma seda maja portaali, siis ma näen, et see portaal on ka viltu aja jooksul muutunud. Et see on kindlasti nagu sellised protsessid ei ole kunagi lühiajalised, on pikaajalised. Ja need ei pruugi alati olla nagu surmavalt ohtlikud, aga nad võivad olla. Ja selles ongi see tähtis asi, et oleks vaja ikkagi selgeks teha, mis nende vanalinna majade vajumiste põhjus on. 2024. aasta lõpus uuriti ka seda, kuivõrd Vabaduse väljaku lähedal asuv maa-alune parkla on linna arhitektuuri mõjutanud, sest ka seal leiti pragusid sõiduteel. Selle lähistel asub ka vajuma hakanud Jaani kirik. Tuvastasime, et koorirõdu vajub, sest et koorirõdu kõrval akende klaasid hakkasid puruks minema. Ja siis me tellisime aastaid tagasi esimese mõõdistamise ja nüüd teise ja nüüd siis see nädal saime kätte need mõõtmistulemused. Selgus, et õue poolt välitrepid on vajunud 2 sentimeetrit ja esikuala 1 sentimeeter. No me ilmselt peame edasi mõõdistama, et aru saada, et kui palju see kirikuhoone, kui selline ise vajub. Et kas need on nüüd ainult põrandad, mis vajuvad või läheb hoone ka järgi, ja kui hoone vajub, et siis on mure väga suur. Me täpselt põhjused ei tea, aga tõenäoliselt üks mõjutaja võib olla see sama Vabaduse väljak, kus me praegu oleme, et siia alla tõesti ehitati see maa-alune parkla ja passionaalvööndisse ehitamisel tuleb alati arvestada sellega, et kui me maa alla midagi ehitame, siis see muudab veerežiimi ja see võib tuua teatud probleeme hoonetele kaasa. Ja loomulikult on kogu see veteteema, et kas me räägime suurenenud sadevetest, mis ka näiteks Toompealt alla voolates leiavad oma tee majadesse ja läbi majade, et need on olnud ajalooliselt suunatud teatud nagu kollektoritesse, mis hilisemate sajanditega on saanud kahjustada, et need veed ei voola enam sealt, kus on harjunud, kus nad on siis juhitud voolama, voolavad suvaliselt või ka tänavate all toimuvad siis veetorustiku, kanalisatsioonitorustiku rikked, sest see vesi peab kuhugi minema. Tallinnal on siiski uuel aastal plaanis eelarvesse kirja panna raha, et vanalinna vajumise põhjustele jälile saada.